Merili Sirvel valitseva Eesti meistrina täna starti tulnud 23. Elva rattamaratonile ja loomulikult valitseva Eesti meistrina ei olnudki teist võimalust, kui ülejäänud konkurendid maha raputada. Merili, kuidas iseloomustad tänast sõitu? Väga kiire oli, et Liisaga sõitsime koos umbes pool maad, aga siis üks mees kukkus ja siis ta jäi sinna taha kuskile ja siis ma rohkem teda ei näinud ka. Aga kahjuks ma ise ka ei sattunud kõige paremasse punti meestega, et ma pidin siis kuskil pool maad seal paari mehega ja siis üksinda palju tööd tegema. No aga töö tasus vilja küll tänase 23. Elva rattamaratoni võit, nii et tundub, et sinu sportlik vorm Merili aina paremaks minemas on. 2 nädala pärast järjekordsed Eesti meistrivõistlused ja nendeks on ju Graveli Eesti meistrivõistlused, mis esimest korda kavas on. Kas Merilit näeme selles sõidus? Kahjuks mitte, et lähen Belgiasse eliminaatori MK-le. Markus Pajur, tänase sõidu võitja. Palju õnne tänase sõidu võidu puhul. Kuidas iseloomustad tänast sõitu? Gert Kivistik täna võidutsenud nii vahefinišis kui ka mäefinišis. Kas hoidsid oma jalga ja mismoodi õnnestus siis täna nii Peeter Tarvis juunior kui ka Gert Kivistik oma selja taha jätta? Jalga ei hoidnud. Magasin põhimõtteliselt mõlemad maha. Et vahefinišis olin liiga kaugel ja mäefinišis ausalt öeldes ei olnud päris kindel mitmendal ringil või kus kohas see on. Et jah, aga lõpuks valmistusin finišiks ja tegin tegelikult paar tehnilist viga, aga õnnestus ikka ära päästa asi. Kas käis viimastel kilomeetritel ka literdamine, üritas keegi kellegi maha raputada või viimasel kilomeetril tulite kolmikuna koos? Mingi 3 kiltsa enne lõppu Tarvis ründas ja siis läks tempo üles, siis oli see raudteelt läbi sõit, kus ma ikaldusin, mul ei olnud piisavalt kerget ülekannet. Siis Gert sai eest ära, jõudsin talle järgi ja siis läks kassihiire mänguks ja lõpuks finišis siis tegelikult mõlemad lõhkusime refi, aga mul ei pidanud.